tere tulemast Kantar Emori turunduse kommunikatsiooni podcasti Point Plus, minu nimi on Alar Pink ja tänane teema tuleb jaekaubandusest ja on külla tulnud meile Coop Eesti Keskühenduste juhatuse esimees Rainer Rohtla ja loomulikult aitab meid lahti mõtestada, mis jaekaubanduses on toimunud läbi uuringu Prisma, Kaisa Esko, Kantar Emori uuringu ekspert. Tere! 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 No alustame kohe kõige otsast, et kuidas jaekaubandusel läheb, Rainer, et kas meil läheb hästi või oleme me niisugused ettevaatlikud ostjatena? No hästi Eestis jaekaubandusel ei lähe juba mitu head aastat, et kõik, kes natuke Statistikaameti tulemustega ennast kursis hoiavad, siis 2022 aastal algas jaekaubanduses just toidukaupade sektoris algas mahu langus ja see kestab siiani, et 2025 aastal ka ta tõenäoliselt oli kuskil -5% just mahu tüki vaates, et selles mõttes ei lähe kuidagi jaekaubandusel väga hästi ja mina tavatsen ikka öelda, et ka Eesti jaekaubandus on ju Eesti ühiskonna ja majanduse nägu, et kui Eesti inimesel hästi ei lähe, siis ei lähe ka jaekaubandusel. Palju teil oli tunnetav siis, kui tõusis 2% meil käibemaks, et kas pigem lükkas käibe mõistes mahud üles või olid inimesed vaatasid, oot, asjad on nii kalliks läinud? Ei, see käibemaksu tõus ikkagi toob kaasa selle, et kohe oli näha, et jälle tarbimine tegi väikse sammu tagasi. Ja eks siin oli muidugi see sattus nagu väga valele aastale ja valesse aastaaega, et tegelikult suvi on ju see, kus inimesed puhkavad, liiguvad ringi, tavapäraselt kulutavad võib-olla natukene lahtisema rahakotiga kui igapäevaselt ja kui see käibemaksu tõus jääb just sinna perioodi ja lisaks vanajumal ka sel aastal suvega meid väga ei õnnistanud, siis need kõik kokku ikkagi näitasid seda, et just eriti Coopi vaates, kuna meil on kõige laiem kaupluste võrgustik üle Eesti ja suvel inimeste liikumine maakodudesse, sõprade juurde puhkama, grillima ja nii edasi, on meil hästi oluline just maapoodide vaates, siis me nägime, et sel aastal see hüpe ikkagi, mis iga aasta on olnud, et see jäi väga väikseks. Viimastel aastatel on sisendhinnad toormetele ja igasugustel muudele kõrvalkuludele tõusnud, et see väljendus meil siin kõikides hindades ja oli suur poleemika sellest ka, et tootjad tegid väiksemaks oma pakendeid, et kas see oli ka üks tegur lisaks sellele käibemaksule, mis võis tegelikult tõmmata tarbimist alla? Ma arvan, see pakendite väiksemaks tegemine, see ju tegelikult ei ole halb, et sa üritad hoida tootjana ja meie kaupmehena üritame hoida seda hinnatõusu võimalikult minimaalsena ja ta on ju, kui me vaatame jaekaubanduse kasumeid, siis läbi aastate, kui siin 21 aasta välja jätta, kui suur pensioniraha turule voolas, siis see kasumlikkus on jäänud sinna 2% juurde. Seega see on siuke, ei saa isegi öelda sendiäri, vaid on poole sendiäri ja seal nii tootjad kui kaupmehed nii üheskoos kui eraldi võttes üritavad ikkagi teha seda, et tarbija jõuaks osta, tarbija võtaks selle kaasa, isegi kui see on väiksem natukene see kaal. Et siin need kaalud mõnedel toodete puhul on läinud sinna, et ta ei ole isegi 0 ega 5 lõppev, vaid on 183 grammi. Et kõik see mõjutab eriti just selliste kallimate ja suurema hinnatõusu läbi teinud toormet sisaldavate toitude puhul nagu šokolaadid ja kohvi. No kuule, valitsus on öelnud meile, et meil tuleb hea aasta, sellepärast maksuküür kaob ära, eks ole, et kõikidele jääb palju raha kätte, et mis see seis on sinu poolt vaadatuna? No, eks suures võttes maksuküüru ärakaotamine on õige otsus ja see raha, mis inimestele kätte jääb, umbes on valitsus minu teada hinnanud, et see on umbes 584 miljonit eurot aastas, et see raha tuleb ju majandusse ja tarbimisse. Mis see kurb pool on see, et seda räägitakse nii nagu, et kõigil nüüd saab olema tore ja peaaegu kõik eestlased saavad 154 eurot rohkem kuus kätte. Tegelikult see vaade on see, et kui vaadata mediaanpalkasid, siis Tallinnas mediaanpalk, Tallinn-Harjumaa on 1919, Tartumaa on 1810, seal Valgamaa 1376 ja Ida-Viru 1377 ja seal Saared 1400 ja Pärnumaa samamoodi, siis tegelikkuses on niimoodi, et sellest 584 miljonist kuskil 85% tuleb Tallinnasse Harjumaale, 10-12% läheb Tartusse Tartumaale ja siis need õnnetud 3-5% siis need lähevad teistesse piirkondadesse, et tegelikult maksuküüru ärakaotamine annab edu tarbimises ainult siis Harjumaa ja Tartumaa inimestele.
ehk võiks öelda, et need, kes Tallinnas elavad, on võib-olla natuke rõõmsamad, need, kes äri siin teevad, et võib midagi isegi muutuda. Noh, nad on siin nagunii rõõmsamad sellepärast, et nende ju nagu öeldud mediaanpalk on juba, et kui sa võtad Valgamaa 1376 ja Tallinn 1919, siis mida Tallinn, aga Harjumaa, Tallinn on üle 2000. Et siis on nendel nagunii teist Valga inimestega võrreldes nagu tunduvalt rohkem raha. Ja murekoht tegelikult selle tarbimise vaates on see, et need inimesed, kes täna selle 154 eurot juurde saavad Harjumaal ja Tartumaal põhimõtteliselt, siis ega need inimesed ei ole teinud väga suuri võib-olla muudatusi oma tarbimisharjumustes. Et need inimesed, kelle mediaanpalk on seal täna 1370, 1450 sinna vahele, need inimesed on just need, kes on teinud ja pidanud tegema kõige suuremaid mööndusi, mis nad omale toidukorvi panevad, nii toidu kvaliteedi osas kui toidukoguste osas, ja kahjuks need inimesed sealt seda võitu ei saa. Et selles vaates on kurb, et tegelikult kui palju sellest rahast nüüd tarbimisse tuleb, on küsimus, kas see tuleb tarbimisse Eestisse või see läheb tarbimisse kuskil Itaalias või Hispaanias. Need inimesed täna ka reisivad rohkem, viivad raha rohkem Eestist välja, et need, kes täna ikkagi raha peamiselt Eestisse jätavad, need oma igapäevaste vajaduste tarbeks, need inimesed sealt seda võitu ei saa. No seda on näha ka valitsuse toetusest, et võib-olla nemad kõige rõõmsamad ei ole ja sellepärast see toetus ka nii suure ei ole. No Kaisa, et pöördume korra selle juurde, et me sai järjekordne jaekaubanduse seireuuring tehtud, et millal see toimus ja mitmed korda see üldse tehtud on, et kas see on ju, ei ole me viimased aastad ainult seda teinud? Ei, issand, seda tehti esimest korda enne seda, kui mina üldse siia tööle tulin, nii et vähemalt enam kui 8 aastat tagasi. Ma kohe nüüd seda peaks Aiveri käest üle täpsustama, sest vahepeal on need teiste nimedega olnud, aga tõesti see on meil iga aasta toimunud juba kaua. Me hoiamegi seda selles rütmis, et me iga aasta teeme samal ajal niimoodi hilissügisel, just et vaadata, kuidas need trendid muutuvad, et ei oleks seda, nagu Rainer ka ütles, et suvel on ju tarbimist rohkem ja on tegelikult hoiakud ka natukene teised, et inimesed on üldiselt natukene optimistlikumad, rõõmsamad, puhanud, et teeme seda siis iga sügis ja jah, see nüüd sai meil kenasti siin enne aasta lõppu valmis ja jõudsime ka nendesse tulemustesse sisse vaadata. No kohe nüüd nendest räägime, et kuulajale vaatajale üks mõttepaus korra, et kui tihedalt teie, kes te kuulete, vaatate, käite poes, et meil on olemas numbrid, et kui palju meil keskmiselt käib ja kui palju käiakse rohkem ja vähem. Jah, kui palju nädalas veel käiakse, et mitu, kui tihti käiakse ja mitu erinevat poodi siis külastatakse kaali seal, mis tegelikult see number on sama. No avaldame ära selle. See number on 3, et keskmine inimene käib siis 3 korda nädalas toidupoes ja külastab siis 3 erinevat poodi. No Rainer, ütle mulle, kas siin on mingi erisus ka, kuna Coop on, tegelikult ka teised on suhteliselt laialt, aga ütleme, Coop on väga paljudes ka väiksemates kohtades, et kas on mingisugune mustri erinevus, et Harjumaal käiakse teistmoodi kui kuskil kaugemal piirkonnas poes, nagu mõttu kordade kohta nagu nädalas või? Selles mõttes küll jah, et kui vaadata nüüd kordasid, siis seal nagu nii suurt erinevust ei ole, aga kui vaadata just seda, et kui mitut erinevat jaeketti külastatakse, siis kindlasti nendes piirkondades, kus valikut on natuke vähem, kus siis konkurente on seal piirkonnas väiksem hulk, siis seal ollakse lojaalsemad ja seal, kus on ikkagi sul iga ristmiku peal on erineva kaubamärgiga jaekauplus, siis seal neid käike tehakse siis meelevaldsemalt, et eks see asukoht on hästi oluline ja sõltub sellest kumbalt poolt inimene tuleb, et ega vasakule keegi kipub pöörama üle tee, et keeratakse ikka paremale. Aga kuidas neid otsuseid tehakse, et ega kaupluse rajamine ja tööle saamine on hirmus suur investeering, et kui te vaatate, mida lõpetada, mida nagu alustada, et kas need samad trajektooride teemad, kus on nagu puudu, küsite kohalike käest, et mis siit puudu on või kuidas see uute positsioonide panemine üldse käib? Jah, no meil on selles mõttes on ju vedanud, et Coobil on ajalooliselt väga palju kauplusi ja heade asukohtade peal, aga loomulikult aeg teeb oma töö ja inimeste liikumistrajektoorid muutuvad ja nii edasi, et me vaatamegi ikkagi puhtalt selle järgi, et kui me mingit kauplust peame uuendama, et kas see asukoht täna seal piirkonnas on õige või on muutunud, et näiteks
ma ei tea, täna ta on mingis väikses asulas sees, eks ole, samas on selle asula taha tekkinud näiteks uus asum ja sealt asulast mööda on transiitliiklus on kasvanud, siis tuleks see kauplus viia pigem sinna, ütleme siis teeristi poole, et nii see väiksema koha inimesed siis käivad mõne meetri rohkem, jõuavad kauplusesse, aga et need ka, kes sealt mööda sõidavad sinna selle asula taga olevasse uusasumisse, siis tuleksid kauplusest läbi. Aga noh, kui võtta siin, ma ei tea, näiteks Värska näide, kus just avati uus kauplus vana kaupluse asemele, siis jah, ta ei tulnud täpselt vana kaupluse koha peale, ta tuli kõrval kinnistu peale, vana kaupluse koha peale tuleb turuplats kohalikele siis väiketootjatele, et nad saavad seal oma kaupa müüa, aga põhimõtteliselt asukoht on sama, aga lihtsalt vana kinnistu peale see uus kauplus ära ei mahtunud, et sellest tulenevalt ta liikus, ma ei tea, 50 meetrit või 30 meetrit kõrvale. Et see on puhtalt ikkagi selle asukoha ja inimeste liikumise järgi, kuidas neid asukohti pannakse, et lihtsalt suvaliselt, et paneme kuhugi kaupluse ja vaatame, kas läheb tööle, et selliseid tegevusi, ma arvan, ei tee mitte keegi. Kuule, aga formaadi suurused, et ennem Coopi ümber nimetamist meil oli ju Maximarket ja Konsum ja et kas formaadi suurused on praegu mingisugused kindlad suurused, või oleneb see ikkagi asukohast, et mis formaati nagu üldse kuhugile peaks panema? No, täna on ka Maximarket on olemas ja Konsum on olemas täiesti, et lihtsalt need on Coop Maximarket ja Coop Konsum ja on Coop väikepood, aga need suurused on selle järgi väga tugevalt, et kuidas seal piirkonnas toimetatakse, et kui me võtame piirkonna, kus enne oli väikepood, aga see piirkond asub või küla või väike asum asub mõne suurema asumi ääres, inimesed käivad seal suuremas asumis tööl, kuna seal on töökohad, ma ei tea, koolid isegi seal võib-olla, eks ole, väikekohas on kinni pandud, siis selle väikekauplusega seal asumis ei ole enam midagi teha, aga kui sul on sellepärast, et inimene lihtsalt teeb oma ostud sealt suuremast asumist, sellepärast, et ta ei saa piisavalt valikut sealt väikekauplusest koha pealt, aga see elanike arv on seal jätkusuutlik, ehk ei lange, ei kasva või positiivne on, kui isegi kasvab, siis sellesama Värska näitel siis sai sinna tehtud väiksem Konsum, et just läbi selle, et sa pead ikkagi tagama teatava kaupluse suuruse ja sortimendi, mis sinna ära mahub, selleks, et inimene ei viiks oma oste sinna suuremasse asumisse ja käiks seal kohalikus kaupluses, et ta saab sealt kõik kätte. Kuule, mis need sortimendi laiused on, et väiksemast suuremasse, et suuremas on ikka 10 000? Ja Maximarketis on ikka 10 000, et 30+ toodet. Ja kõige väiksemas formaadis siis? Kõige väiksemas võib seal olla, ma arvan, isegi, ma ei tea, 1500, 2000, et midagi sellist, et meil on need formaadid on, kuna meil on ajalooliselt väga palju hooneid käes ja me ka renoveerime osasid ajaloolisi hooneid, mis on nagu ajalooga, et teeme nad ilusaks uueks, teeme väikse juurteehituse, siis meil on see sortimendi juhtimine on tõsine väljakutse, sellepärast, et meil neid suurusi on nii palju erinevaid. No Kaisa, meie ütleme, et publikule suhteliselt lemmikteema on see, et kuidas informatsioon jõuab tarbijateni, kuidas see kohale jõuab, et me oleme seda ka vaadanud, et kui palju erinevate jaekaubanduse ettevõtted kommunikeerivad ja need on suured numbrid, et ütleme, et turundajana üks kõige konkurentsitihedamaid valdkondi üldse, kus nagu põhimõtteliselt igapäevaselt peab midagi tegema, et mis need numbrid näitavad, ma vaatasin peale, et Coop ei olegi kõige suurem panustaja, kuigi väga heade tulemustega, jah, eks siin mängivad rolli paljud erinevad aspektid, eks see, mis kanaleid kasutatakse, millised need reklaamid on, et me oleme siin viimase aasta-2 jooksul näinud üpriski nutikaid lähenemisi erinevatele jaekettide reklaamidele, et need numbrid, need on niimoodi, et alati see, mis on ühe jaeketi turuosa ei kattu sellega, mis on need reklaamikulutused, et on ka tegelikult ju jaekette, kes ei ole nii-öelda need suuremad 4, mis meil on, vaid on veel väiksemad. Ja nemad peavad kindlasti tegema rohkem seda reklaamitööd just sellepärast, et nende tuntus ei ole veel selline, et kui siin ongi näiteks Coopil on pea 100 lähedal on ja seal veapiirid ka, et
et noh, need panused alati ei peegelda jah seda, et kui palju inimesed reaalselt teavad ja kui paljudeni see informatsioon niimoodi jõuab. Kuule, Rainer, ütle meile 12%, kui me vaatasime nagu on teie kulutused versus konkurentidest, et see on turundajana, tavaliselt on see, et justki peaks see võrdluma umbes selle turuosaga, eks ole, et see panus, et te olete teinud oluliselt paremini seda tööd, on ju, sellepärast, et ei pea panustama nii palju, et oma sellist positsiooni hoida. Millest see tuleb? Kas see on jälle see kohapealne kohalolek, ajalooline kohalolek või et te nagu mingis osas saate hoida tagasi, et ei pea nii palju turundusse panema raha? No ma arvan, eks nii nagu Kaisa ütles, seal on kindlasti oma osa on sellel teadlikkusel, eks ole, Coop, aitäh Kantar Emorile, saime mainekaimaks ettevõtteks 2025, et ja teine pool on see, et meil on ju ka Coop Pank ja kui me vaatame seda kokku, siis ega ma arvan, meie turundusest igast eurost läheb natukene ka õlatoetuseks Coop Pangale ja Coop Panga turundusest läheb meile. Aga kui vaadata nagu ma ei tea, kuidas te seda olete vaadanud täpselt seda turunduskulutust, aga seal üks on selline, ma ei tea, TV-reklaam ja raadioreklaam, aga teine pool on kõik sotsiaalmeedia, kõik see, mis tegelikult kohalikul tasandil tehakse. Meil on Coop Lotto, mis on väga populaarne tarbijate seas. Loosite autot iga kuu välja? Kus me iga kuu anname päriseks inimesele auto ja neid on juba välja antud 3-4 aastat, nii et see hulk on päris suur, mis Eesti teedel ringi vurab, et eks ma ütleks sümbioos erinevatest tegevustest, mida me teeme, võib-olla see on siis see, mis inimesel nagu hästi meeles on ja läbi selle me sinna ka jõuame, et me saame olla võib-olla siis efektiivsemalt oma turundustegevuses kui mõned teised ketid. No ja siin tõesti ei mõõdeta nüüd neid sponsoris ja kohapealsed, et see on puhtalt nagu netokulutused nendes kanalites, mida on võimalik mõõta, eks ole, reklaamikanalid. Kuule, ütle mulle, kuidas te olete nüüd, Kaisa tuletas meelde seda, et teilt tuntus on suur, toimus ju suur nimevahetus, on ju. Kuidas vastu on võetud see nimevahetus, et just sa ütlesid, et Maine on ka kõige mainekam ettevõte, aga et kuidas te ise tajunud olete, kas veel nutetakse taga ka, et miks üldse muutsite nime või? Ei, ma ei ole seda küll kuulnud, et seda taga nutetakse, et tegelikult enne ikkagi endist siis ETK-de erinevate kaubamärkidega ei tunnetatud ikkagi turu peale, ei võetud nagu ühe ketina, et Coop ikkagi liidab selle kokku ja mida aeg edasi, seda rohkem tegelikult ka inimene on aru hakanud saama, et tegelikult Coop ei ole ikkagi väliskett, et me näeme siin MK suusaetappidel on Coop suurelt peal, siis öeldakse, et Coop ei ole ju kohalik, et Coop on need seal Soomes ka ja Soomes on tegelikult SOK, eks ole, aga Norras on ja Taanis ja nii edasi, et kuigi seal on selles mõttes Coopi-laadset ehk ühistuline tegevus on ju Soomes väga, on Kesko ja on SOK, nad omavad seal kahe peale turust seal pea 90%, et siis see ühistuline kaubamärk ja ühistulise tegevuse toomine, et seda nagu aina rohkem inimesed saavad aru, mis see on, raha jääb sinna piirkonda, keegi ei osta omale jahte ja kaatreid selle eest, vaid toetatakse kohalikke ettevõtmisi, et siin Põlva käsipallikoondis Serviti on, eks ole, aastaid olnud Eesti meister, seda toetab Põlva Coop ja väga palju väikseid siis just nagu noortele suunatud sporditegevusi, mida väiksemates piirkondades on keeruline, et seal Vändra toetab maadlejaid ja nii edasi, et väikseid jalgpallikoole kohalikul tasandil, et just see noored tegeleks spordiga, nendel oleks tegevus seal väikses kohas ja jääksid tulevikus ka sinna elama, et see on see, mida meie üritame teha. No jah, see Coop või Coop, see tulebki nagu tarbijate Cooperative. Ühistu selle, kuidas on juhtida ühte ühistut, et seal on ju tegelikult on osalisi palju, nendel osalistel on oma iseseisev otsustusvõimekus ja isegi kohustus on ju, et sa oled nagu selline natuke nagu peaminister, et sul on palju erinevaid ministeeriumi, kes ikkagi peavad oma asja ka vedama või? No tegelikult on just natuke teistpidi, et keskühistu ju ei oma kohalikke ühistuid, vaid kohalikud 18 ühistut üle Eesti erinevates maakondades, kes toimetavad, tegelikult omavad keskühistut ja keskühistu on see, kes siis pakub nendele neid tegevusi, mida on efektiivne keskselt teha,
et me täna Coopi kauplustes 95% toidukaupadest on keskselt sisse ostetud ja kuskil 5% siis võib-olla on see maht, mida siis kohalikul tasandil juurde võetakse sortimendi vaates kohalikult väiketootjatelt, kes ei suuda laiemalt pakkuda. Turundusteenus, mida enne sai räägitud, on keskselt infotehnoloogia, kõik meie ostlemisäpid, nutikassad, kõik need lahendused on keskselt, kogu logistika, et meil on üks Eesti suuremaid logistikakeskuseid, kogu logistika käib selle kaudu, et leida need efektiivsuse kohad üles ja võtta sellest nagu maksimaalne välja, sellepärast et toimetades omaette siis nagu öeldud, jaekaubanduse kasumlikkused on väga madalad ja konkurents on väga tihe, et siin niimoodi, et ostad 1 ja 2 müüd, nagu võib-olla 90ndate alguses olid, et need ajad on ammu möödas, et ta on poole sendi äri ja siin iga efektiivsus, mis kuskilt suudad leida, nii tööjõu kui digitaliseerimise kaudu on nagu äärmiselt oluline, et turul ellu jääda. No Kaisa, korra konkurentsi puudutame ka, et sa ütlesid ka, meil on teada-tuntud nagu suured tegijad, aga on ka uusi tegijaid tulnud. Lidl on selle üks näide sellest, et kuidas teistel läheb üldse? Coopi me kuulsime, et läheb hästi, teatakse palju, kas uued tulijad on saanud ka oma jala maha? Uued tulijad on kindlasti kanda juba kinnitanud, aga tegelikult mis selle aasta uuringus oli huvitav, mis võib-olla ei ole niivõrd uus tegija, aga on need Krossi toidukaubad, et just natukene ilmselt tekitavad survet väikekohtades, et nende, aga Krossi toidukaupade tuntus ei ole muidugi niivõrd kõrgel, et ta on selline 50% elanikkonnast, aga kindlasti ka võtab natukene väikekohtadest ka kliente enda juurde, sest tegelikult nendel, kui me räägime nendest 4 kõige tuntumast, kõige suurema turuosaga jaekettidest on ja, et Coop, Maxima, Rimi ja Selver, et nad on juba niivõrd, tuntus on niivõrd kõrge, turuosa on niivõrd suur, et seal väga palju sellist mänguruumi ei ole, sest lõpmatuseni kõrgemale ei saa ka minna, aga mõned need, kes on seni olnud pisemad, et natukene paistavad rohkem silma, aga linnades tõesti, et Lidl kui selline uuem kett, et on ka juba kanda kinnitanud, aga igal jaeketil on oma need plussid, miinused ja tõesti kõigil on mingisugune eripärane tugevus ja eripärane nõrkus ja seda ka Lidlil, et seal käib ikkagi see klientuur on üsna välja kujunenud, kes leiab Lidlist endale kõik need vajalikud kaubad ja kes ongi Coopist, Selverist, Rimist. No Oleg Gross on muidugi omaette fenomen, eks ole, Eesti Vabariigis, aga ütleme, kuidas sa tunnetad konkurentsi, et on see ikkagi nagu selline, me rääkisime just kommunikatsiooni poole pealt, on see tuntav igapäevaselt, et kas te vaatate, mina mäletan lihtsalt, ma peegeldan, kuna ma olen šokolaadi businessis pikalt, Kalevina me kartsime Milka tulekut, et Saksa suur tootja, et kui ta tuleb, et tal on nii suur sortiment ja et nüüd ta juba on lettidel päris tugevalt, et oli ka põhjust karta, et kas te vaatate positiivselt, vaatate ettevaatlikult, kui sellised suured ketid tulevad ja proovivad turgu hakata võtma? Eks kui Lidl tuli ju lõpuks teise tulemisega. Ja, algul osteti krundid ära ja müüdi. Siis müüdi maha ja siis osteti krundid kallimalt tagasi. Et eks oli Eesti kinnisvaraärimestele hea lobi, aga kõik kartsid kangesti Lidli tulekut, meie samamoodi ju, kuigi ta ei ole üldse nagu, ütleme siis selline kett, kes meile kõige rohkem konkurentsi pakuks, et keda meie oma tarbijaks peame, et siis tegelik tulemus on nagu see, et mida me avastasime, et kui Lidl tuleb kuhugi meile lähedale, siis see lõpuks mängib nagu positiivselt välja, et korraks mängib natuke negatiivselt, aga ütleme seal 6 kuu pärast kuskil hakkab juba positiivselt mängima, et ta on teatavatele tarbijatele selline tõmbekett, kuhu minnakse, kas siis eufoorias või sealt jäädaksegi käima seal, aga sealt tarbija tegelikult ikkagi Eesti tarbija ei leia tihti peale omale nagu seda täit ostukorvi. Ja kui seal kõrval on kohe lähedal on Coop,
siis see tarbija tuleb ka meie juurde. Ja enne seda tarbijat meie juurde ei jõudnud, sellepärast et ta ei võtnud ette seda sõitu, et tulla linna ja tulla Coopi, aga nüüd ta võtab selle sõidu ette, tuleb, käib Lidlis, vaatab, saab sealt miskit ja siis tuleb, käib meie juurest samamoodi läbi. Et meil on teatav uut tarbijat Lidli poodide läheduses on juurde tekkinud. Kuule, see on sama, meil käis külas Tarmo Hõbe, kes on T1 juht on ja kuna seal oli Selver ankrurentikuna sees, siis nüüd Lidl tuli sinna kõrvale ja tegelikult tuleb välja, et on mõlemad võitnud, et kuigi on õudselt kardeti seda, et tavaliselt on nagu hoidutud sellest ja et tundub, et see ongi fenomen, mis on igal pool siis niimoodi, jah? Ja, ma ei tea, kui tõsi see nüüd on, aga turu peal räägitakse, et Lidl isegi siin uute kaupluste avamisel uurib arendajatelt, et kas sinna keskusse tuleb ka näiteks Coop või mõni muu Eesti jaekett juurde, et tundub, et nad ise ka näevad sellest teatavat nagu edu. Kuule, aga silt tulenevalt ma kohe hüppan selle uuringus, me muuhulgas küsisime ka, kuidas inimesed tahavad ostelda, eks ole, et kas nad tahavad ise maksta või tahavad klassikalist teenindajat, et mis need numbrid olid, minu jaoks need päris üllatavad numbrid, kuigi ma visuaalselt nagu näen seda. Ja tegelikult me kaardistasime seda juba 2 aastat ja see osakaal inimesi, kes eelistab tõesti minna kassasse, siis öelda tere, lasta teenindajal asjad läbi piiksutada, et see on 4% elanikkonnast, et on tegelikult neid. No see on 20-25 vahel, kui ma nüüd nii täpselt seda protsenti ei mäleta, aga neid inimesi on, kes on sellega harjunud. No eks on ju ka neid, kes jäävad oma harjumuste ja rutiinide juurde, et tegelikult me kaardistasime ka iseteeninduse poolelt seda, et kas eelistatakse ostelda siis rakendusega, puldiga või siis piiksutada ise seal iseteeninduskassas. Need olid ka võrdselt, oligi põhimõtteliselt 25, 25, 25 ja 25 on ja. Et, aga näha on, et inimesed järjest enam ka liiguvad selle poole, et nad kasutavad seda rakendust, et kui see on järjest tulnud, eks tegelikult ju see rakenduse koslemine on see kõige uuem, et minu teada alustasime sellega, et iseteeninduses piksutasime, siis tuli puldid, nüüd on juba rakendused, et inimesed ikka järjest lähevad üle ja lähevad kaasa selle uuenduslikkusega, et mis oleks nagu kõige mugavam ja kiirem. Ega ma Lidlist rohkem ei tahagi rääkida, aga miks ma just praegu seda puudutasin, oli see, et minu meelest nende puhul oli huvitav, et nad tulid sellise klassikalise hästi paljude nende kassa ribadega sinna ja tegelikult suhteliselt kiiresti pidid kõik kauplused ümber mängima just sellest tulenevalt, et tegelikult tarbija harjumus on siin teistsugune. Rainer, kuidas teil on, et kui kiiresti läks see ja kas on üldse läinud niimoodi, et läbi kõikide formaatide igale poole või ikkagi väiksemates piirkondades ikkagi eelistatakse sellist nagu näost näkku suhtlemist veel või? Meie puhul on see, et tegelikult selleks, et sa saaksid iseteenindust pakkuda, selleks sul on vaja teatavat infrastruktuuri vaja kauplusesse. Sul on vaja siis sinna kas pulte või siis ütleme siis puldi nagu back-end lahendusi, et saaks ka äppi kasutada, kuna see tähendab ostukontrolle ja kõike selliseid analüütikaid juurde, mida tavakassas ei ole vaja. Ehk see tähendab omajagu investeeringut. Ja täna kõik uued kauplused, mis me oleme renoveerinud, siis sinna on läinud kas siis äpiga ostlemine või puldi ja äpiga ostlemine, sõltub kaupluse suurusest. Aga meil on väike pood, kus meil täna iseteenindust ei ole ja kuhu seda täna ei ole ka mõtet teha, lihtsalt see kulu on nii palju suur ja seda jälle tuleb edasi kanda tarbijale, et seda ei ole mõistlik. Aga kui rääkida iseteeninduse nagu võidukäigus, siis Coop oli minu teada üks esimesi, kes üldse iseteenindusega kunagi tuli. Ja tõesti täpselt nii on, nagu Kaisa ütleb, et alguses oli see, et panid korvi ja piksutasid ja panid kaalu peale, eks ole, siis tulid puldid ja tänaseks on ka kõigi suurematel jaekettidel äpid. Coop tuli oma äpiga ju välja 24 aasta suvel, et me olime viimaseid põhimõtteliselt, aga ma küll võin öelda, et ma usun, et statistikat ei saa, aga ma arvan, et Coopi äpp oli Eesti ajaloos kõige kiiremini alla laaditud äpp üldse, et me saime 6 kuuga üle 200 000 allalaadimise, et see on muljet avaldav, kui võtta et üks Eesti kohalik ettevõte teeb äppi ja sa saad 6 kuuga 200 000, et võib-olla Facebookil ka kunagi kohe nii palju kasutajaid ei tekkinud kui Coopi äpile järsku ja see oli väga oodatud, et mina kasutan ka igapäevaselt telefoni ja ei kasuta pulti, aga see ka jälle täpselt
on inimesed, kes täna ka, nendel on äpp, nad äppiga avavad puldi ja võtavad puldi, et nad äppi nagu Scan & Go lahendust ei kasuta, aga kasutavad seda siis puldina või kasutavad kliendikaardina, kõik need funktsioonid seal on olemas, nii et nagu öeldud, Eesti jaekaubandus on konkurentsitihe ja sa pead siin pakkuma igale tarbijale talle sobivat ostlemisviisi selleks, et ta üldse sinu juurde tuleks, et kui sa võtad nooremad inimesed, sul Scan & Go'd ei ole, siis ta juba mõtleb, kas ta tahab tulla sinna, et mine tea, äkki on järjekord, äkki peab ootama või telefon on käes, ostled, vahepeal vastad mõnele sõnumile ära, et nii nagu see noortel käib, et see on niisugune osa, ma arvan, ostlemiskultuurist, mis on jäänud ja mis aina kasvab. No sa ütlesid ka, et tegelikult see ei ole lihtne otsus jaekaubandusele, et esiteks on seda kallis teha, eks ole, neid kõiki lahendusi on kallis teha, sa pead üleval ka nagu hoidma ja samas on probleem ju, et sa pead ka töötajaid leidma ja koolitama ja seal kassas hoidma, et nüüd on jällegi nagu äriloogika järgi nagu kõikide õunte hoidmine ei ole ka nagu lihtne, eks ole, et mõnes mõttes peaks ühte või teise suunda minema, kas sa seda ei näe, et võibki ära kaduda üldse teenindaja või? No ma isiklikult arvan, et see on minu isiklik arvamus, et see ei ole Coopi nägemus, et ma arvan, et need kaaluga kassad kaovad kõigepealt ära, et sul lihtsalt on mugavam see kohe ära skännida puldiga või siis Scan & Go lahendusega telefoniga, mitte seal kaalu peale panna, seal on nüüd kaalukontrollid, mingid kaalu erinevused, keegi peab tulema vahepeal midagi tegema, et seda on nagu seda, ütleme siis kaalulahendust on kõige keerukam üleval pidada just selles vaates, et iga uus toode peab täpselt need kaalud paika saama, et see kaal loeks, see kaal on ju seal natuke siia-sinna, eks ole, siis ta juba annab mingit errorit, et ma arvan, see kaob kõigepealt ja seal on ka, ütleme, seda riistvara, eks ole, kõige rohkem, sul on see kaal ja sul on niisugune kassalaud ja nii edasi, et ta on ka väga kallis. Et ma arvan, see kaob nagu kõigepealt, aga kokkuvõttes see, et kassapidajaid on vähem tänu sellele, et 3/4 inimestest teenindab ennast iseteeninduses, see on teatav kulu kokkuhoid, aga need inimesed on suunatudki tegema ka osaliselt muud, eks ole, et sul ei ole kauba väljapanekud ja asju, et kui võttagi just väiksem kauplus, kui sul on seal üks inimene tööl näiteks päeval, siis see, et ta istub kogu aeg kassas, kuna vahepeal ikka inimene tuleb, tahab midagi läbi lasta, ta ei saa sealt minna näiteks kaupa välja panema, kui sul on iseteeninduslahendus, iga 4. inimene tahab kassasse minna, siis inimene saab sealt kassast vahepeal nagu ära olla. Ja kui ta on väiksem koht, siis tegelikult lõpuks inimesed karjuvad ära sellega, et nad käivad täitsa ise seal iseteeninduses ja toimetavad. No ma mõtlen seda, et turunduses õpetatakse seda, et meil on niisugune 2 äärmust, üks on iseteenindus ja teine on nagu täisteenindus, kaubamaja, eks ole, et tuleks ja pannakse sulle rõivad ka, eks ole, stiili järgi ära, on ju. Et iga see mõte on ju tegelikult kulukomponent, et sul peavad olema suuremad juurdeteenindused, kui sul on rohkem inimesi versus, et teenindad ise ennast, on ju. Ja siis on mingi vahepealne asi, et ma arvan, et me olemegi siis seal sellises vahepealses asjas, et mingis osas meil ikkagi teenindajad peavad olema, et me päris ei lähe siuke klassikalisse, kunagi oli säästumarket, et päris kõik mäletavad, et hinnad oli teada, aga väga suur segadus oli ka igal pool, eks ole. Ja ma just käisin siin septembris Tšehhis Coop on ka hästi laialdaselt just maapiirkondades ja nendel on täna 24/7 poed, aina rohkem neid teevad, muudavad olemasolevad poed, muudavad siis täiesti 100% iseteeninduskaupluseks, samamoodi äpi kaudu, sul ongi kauplus lahti, ma ei tea, 10-6 või 10-8 või kuidas iganes niimoodi, et sul ei ole seal 2 vahetust inimesi vaja, sul piisab seal päevasel ajal töötavast inimesest, inimene tuleb pärast, kauplus on pime, skännib ukse peal QR-koodi, saab kauplusesse sisse, teeb oma ostud ära, maksab, läheb välja, uksed lähevad automaatselt lukku ja kuna seal on alkoholimüük lubatud ka 24/7, mitte nagu meil 10-10, siis tegelikult ka öösel ostetakse alkoholi ja just arvati, et hakkavad öösel käima need, kes peo pealt tulevad, eks ole, et oleks vaja veel viimane tuisutops kuskilt võtta, siis tegelikult nii ei ole. Tegelikult õhtusel ajal käivad kaupluses inimesed, kes hoiavadki rohkem omaette, tahavad käia rahulikult, ei taha rahva seas käia, lähevadki ise, teevad oma ostud ära, saavad rahulikult valida ja need, kes käivad vahetustega tööl, et tegelikult siin on ka räägitud, et paneme kauplused varem kinni ja säästame raha, mina ei näe, et sealt nagu suurt säästu kellegile tekiks, aga me peame mõtlema selle peale, et meil on inimesed, kes käivad vahetustega tööl, et kui tal vahetus lõpeb kell 9 või kell 8 õhtu, kauplus pannakse kell 6 kinni, et need, kes siin Maakri tänaval kell 5 kontoris või pool 5 lõpetavad, need saavad kõik oma ostud tehtud
tehtud, aga tegelikult kõige rohkem just külastavad õhtusel ja öisel ajal need inimesed, kes on vahetustega tööl. Tulevadki vahetusest öösel, käib kauplusest läbi, võtab perele selle söögi ära hommikuks ja saab alati kätte. No siin me seda poolt palju ei taha rääkida, aga et ajakirjandusest on läbi käinud, et meil võib-olla kõik ei ole heade mõtetega, ei lähe sinna kauplusesse, et saavad ilma maksmata ka ära minna, et võib-olla seal on ka väljakutsed siis, kui sul inimesi ei ole, mis siis sellest kauplusest saab, et kas seal hakkab käima ka mingi seltskond? Seal on täitsa kaamera lahendused ja tagasiside on see, et ajal, mil kauplus on suletud, kus sa lähed sisse ise oma QR-koodiga, varguste tase on peaaegu 0. Sellepärast, et inimene teab, et kaupmees teab, kes sinna kauplusesse läks. Kui sa lähed siis, kui kauplus on rahvast täis, ma ei tea, 31. detsembril kõik trügivad, eks ole, sa oled ikkagi suhteliselt anonüümne tegelane seal, aga kui sa lähed oma isikustatud äpiga sinna, siis ongi kindlam. No Kaisa, me seal uuringus tegelikult muuhulgas kaardistame väga palju kriteeriume, mille alusel inimene üldse valib erinevat jaekauplust ja mida ta tähtsaks peab, et kas seal on midagi välja tuua, mis on nagu väga tähtsad asjad, mis ei ole üldse nii tähtsad asjad, kuigi me nagu näeme ka panustust sinna? No kõige tähtsamad on, nagu me siin ennist ka rääkisime, on asukoht, on ju, et võib-olla ka see, et tahetakse ikka keerata paremale, aga eks see asukoht on, inimesed on niivõrd, et aeg on tegelikult see kõige kallim ressurss, inimesed tahavad, et nad saavad poes ära käia tõesti peale tööd, auto ühe sõiduga tuues lapsi koolis või lasteaiast ära, et see asukoht on üks peamiseid. Seal tipus on ka kriteerium siis, et mulle sobiv kaubavalik, mis on inimesed on üldiselt harjunud, et nad käivad, ongi see 3 erinevat jaeketti nädalas, aga nad juba teavad, milliseid kaupasid nad saavad sellest jaeketis kätte, et see on hästi oluline, kui me siin ennist rääkisime ka Lidlist ja et kui ongi näiteks minu kodu juures Mustamäel ongi, et on Coop ja Lidl, eks, et tegelikult näiteks Lidli üks nõrgem pool on see, et inimesed ütlevad, et nad ei saa sealt kõiki neid kaupasid võib-olla kätte, mida nad tahavad, aga tugevus on see, et seal on eripärased kaubad. Aga see aspekt just, et inimesed saavad kõik vajalikud kaubad kätte, kõik ühest kohast, et nad ei pea tegema neid mitu poetrippi siis ühel päeval, et see on hästi oluline. Ja mis on võib-olla huvitav on see, et nüüd mida inimesed ise ütlevad tõesti, mis nende jaoks on oluline, siis odav hinnatase ei olegi nagu seal kõige tipus, kuigi tegelikult me ju näeme, inimesed on hinnatundlikud, me näeme ka meie kindlustunde kaardistamises ja just majandusliku kindlustunde poolelt, et inimesed on hinnatundlikud, inimesed muretsevad tuleviku pärast. Et aga see, mida nemad ütlevad, et mis see kõige oluline valikukriteerium on, siis on ikkagi asukoht, mugavus, tootevalik, oluliselt enam, kui on siis hinnatase ja ka need sooduspakkumised. Kas see, võib-olla see hinnataseme teema on, see on niisugune jälle hügieen, et kõik eeldavad, et sul peadki olema nagu head hinnad, et mis ja tegelikult nagu palju need varieeruda on ja ka nii suured saavad, et me just rääkisime kolleegidega ka eile, et kuidas et inimesed tegelikult lähevad mõne kindla toote sooduse pärast on ja et tõesti, et me rääkisime, et kui on kohvi või kassiliiv või selline, mis on muidu natukene kallim kui näiteks sellisem väiksem ost, ma ei tea, kas või piim, et need on need põhilised driverid, tundub. Mis sa ütled, Rainer, selle hinnataseme kohta, et miks see nii palju ei tooda välja seda, kuigi see on tähtis? Mina arvan, et selle hinnatasemega on see lugu nagu on tervislikult toitumisega, et kui sa küsid inimese käest kaupluses, et kas sa valid tervislikke tooteid või valid siis ükskõik, siis ta ütleb, et ta valib tervislikku, aga kui sa lähed pärast sinna korvi juurde, vaatad, siis seal tervislikku sees väga ei ole. Et ma arvan, et see hinnatasemega on sama, et võib-olla Eesti inimene kuidagi, ma ei tahaks öelda, et häbeneb, aga tahab öelda, et ei, et mulle see ei ole, et ma saan hakkama, et mulle see ei ole nii oluline ja tegelikult ma valin ikkagi tervislikku ja nii edasi, aga tegelikult päris elus ta seda päris täpselt nii ei tee, et see on see ütlemise ja tegemise nagu erinevus. Et me vaatame küll, kuna kampaaniad on hästi olulised, eriti täna, kus inimene on hinnatundlik, käib erinevates kettides sooduspakkumisi otsimas,
siis sa vaatad, me teeme peale iga kampaaniat kokkuvõtte, võrdleme, kuule võib-olla ei tea, aga siuke ettevõte nagu Nielsen, eks ole, kes me oleme sellest rääkinud. et teeb uuringuid ja me vaatame pidevalt erinevaid kategooriaid, mis meil on kampaanias, kuidas selle müük oli, kuidas see turu peal käitus ja see on nagu nii tundlik teema, et isegi kui sul on ütleme siis samalaadne toode, aga teise kaubamärgi toode, konkurendil on teise kaubamärgi toode kampaanias, et ma ei tea, hea näide on näiteks, ma ei tea, siis beebide see piimapulber, eks ole, et kui sul on piimapulber kampaanias väga hea hinnaga, aga konkurendil on näiteks Optimelli piimapulber, siis sealt tuleb kohe parem tulemus, et inimene ikka väga vaatab, kus ta mida ostab ja kindlasti seal on kategooriad nagu kohvi ja nii edasi, mis on sellised kallimad tooted, eriti kohvi hinnatõus on viimasel ajal väga kiire olnud, mida vaadatakse rohkem, aga ikkagi seda hinna järgi täna käiakse ikka väga tugevalt. No ja sa tõid välja tootegrupid, mis on võib-olla sellised suurema kasutusega ja kallimad asjad, siis sa nagu vaatadki võib-olla mõned asjad, mis sa võid üksikuid asju võtta, siis hea küll, on natuke kallim, et sa sellepärast võib-olla ei lähe kuskile mujale. No sa vaatad isegi, ma ei tea, näiteks mingid karastusjoogid, ma ei tea, kui vaadata siin näiteks siidrid, mis iganes, siis seal see on igas tootegrupis on see võitlus ikkagi väga nagu selline täpne ja kuidas toimetada, et ma ei tea, kampaanias 10 senti kallim asi, mis muidu on, ma ei tea, 4,90 ja sul on 4,98, siis sa näed, et sa kaotsid kohe turuosa, et see on ikkagi väga nagu selline väga täppisteadus, kuidas täna käia ja mis tooted just nagu toovad ja mis ei too, et see ei ole kuidagi, ma ütleks, et see on, mina olen nüüd kohe selle kuu lõpuks 3 aastat Coopis olnud, et kui ma tulin, siis oli, eks ole, hea aeg ka selja taga, siis kampaania oli selline, mida pidi tegema, eks ole, et inimest tuua. Täna kampaania on muutunud ikka tõeliseks selliseks. Et ilma selleta ei saa lihtsalt. No ilma selleta ei saa ja ta on ikkagi kogu see tähelepanu sellele, kui sa vaatad ka organisatsioonis on kordades nagu kõrgem, kuidas seda teha ja kuidas seda targalt teha. Kuule, üks nagu kriteerium on keskkonnasõbralikkus, jätkusuutlikkus, mis nüüd on väiksed muudatused toimunud seoses Trumpi valimisega, eks ole, ja mis toimub seal Ameerikas, aga et ikkagi seda omistatakse ka Coopile väga palju, et tarbijate jaoks on see nagu kuskil tähtis, et mis sa arvad, miks seal on, et mõnes mõttes see hind öeldakse, et ei ole, aga käitutakse niimoodi, et väga on ikkagi tähtis ostukorvi mõistes ja jätkusuutlikkusega mulle natuke tundub, et on teine, et popp on öelda, et väga tähtis, aga ma ei tea, kas reaalselt nagu selle järgi toimitakse. Ja kui vaadata tegelikult, me ise teeme ka aastas suurt uuringut, et kuidas tarbija meid näeb, siis see jätkusuutlikkuse pool on tegelikult isegi kogu aeg vähenev olnud. Et see tuleb puhtalt sellest inimese hakkama saamisest. Ja siin viimases uuringus meil tuli isegi välja see, et tegelikult nähakse negatiivselt seda, kui on väga palju tooteid, mis on siis väiketootjate omad. Et tarbija näeb seda kuidagi isegi negatiivselt, et kui sul on kallimad... Jah, see seostub sellega, et on kallim hind. Jah. Et kui sul on sortimendis väga palju sellised sortimendiääri, kus on siis väiketootjate tooted, mis on kallimad, mis on tervislikud, rohelisemad, siis isegi nähakse, et kui see hulk on liiga suur, siis vaadatakse kuidagi, et see on kallis kauplus. Sest tegelikult selle jätkusuutlikkuse osas me oleme ka energeetika ettevõtetega näinud seda, et on samamoodi tegelikult on nüüd viimase mõne aastaga on see, et inimesed omistavad olulisus sellele jätkusuutlikkusele järjest veidi vähem, sest nende nagu inimeste peas on see, kui see on jätkusuutlik, see on kallim. Aga vaata, see on väga huvitav fenomen, mis sa tegelikult ütled, et mõnes mõttes ju tarbija ootab, et võiks kohalikku pakkuda rohkem ja teisest küljest ta peas nagu mängib sellega, et aga see on ju kallis asi, et jälle siuke nagu topeltstandard. Nagu ikka, see on see sama, et muidugi ma ostan ainult tervislikku tooteid ja kui pärast korvi vaatad on teine, et ta on natukene, ma ütleks, et topeltstandard, aga ta on kuidagi sa ei taha ju öelda, et mina olen see, kes tegelikult ei vaata. No jah, see on see, et väärtused ja see, kuidas sa toimetad, et see, kuidas sa toimetad, on ikkagi väga palju mõjutatud, ongi kindlustunne, sissetulek, aga see, mis sinu väärtused on, et see
jah, erineda niimoodi. No see on tegelikult üks, me seda ei kaardistanud, aga biomarket, mis on Tallinnas, me näeme ikkagi mõnes, et ta ikkagi see võidukäik ei ole tulnud, on ju, et tohutu tegelikult on ikkagi kokkutõmbamine olnud, eks ole, et ta siis, kui olid ikkagi ütleme, paremad ajad seal 18-19, siis ju biomarket laienes, tänaseks on ta ikkagi ju jäänud minu teada natukene väiksemaks, kui ma eksin, siis ma vabandan. Ei no ma visuaalselt käin, eks ole, ma ei näe lihtsalt sellist inimulka seal sees. Aga eks on selles ka, et tegelikult ikkagi jaeketid on hakanud pakkuma ka küll väga väikses ulatuses, aga kui me võtame seal puujuurvilja, eks ole, siis seal neid mahebanaani ja nii edasi, aga sa ei saa seda mahebanaani Eestis müüa nagu laialdaselt, et selle hind on ikkagi kuskil 2 korda või? No jah, 70% kallim kuskil, et lihtsalt seda nagu kõigile pakkuda, et rääkides siin teiste koopidega, siis näiteks ma ei mäleta Skandinaavias, mis riik see oli, aga seal müüaksegi 90% mahebanaani, eks ole, aga lihtsalt Eesti tarbija mitte kuidagi ei võta seda vastu, et piimahind, banaanihind, eks ole, need on need, mida iga eestlane teab paremini, kui palju kütus maksab. Ja vaata, huvitav on ka see, et tegelikult sa ütlesid, et see kalliduse nagu tunnetus tekib kaubavalikust, aga et inimesed vist armastavad osta suhteliselt ühtseid asju, sest see ka, mis nagu on omistatud, et kui palju sellised erilisi tooted nagu tähtsad on, et nagu väga ei ole. Üks huvitav fenomen, mida mina ka, kuna meil on palju andmeid ja me ka kogu aeg neid andmeid siis analüüsime ja otsime sealt mustreid ja kuidas siis, mis oli meil nagu arvamus oli see, et kuna pensionäril on raha tavapäraselt vähe, siis pensionär on see, kes just kõige rohkem siis otsib seda hinda, aga tegelikult pensionär on üks kõige brändilojaalsem grupp Eestis, et temale meeldib see leib ja see sai ja see piim ja ta ostab seda ja kuna ta kulutab ka toidule vähem, ta elab võib-olla kahekesi, eks ole, vanemad inimesed ikka, sa ei vaja süüa nii palju puhtalt nagu füsioloogilistel põhjustel, eks ole, et siis nemad on väga, väga brändilojaalsed ja kõige rohkem just pered on need, kes otsivad siis seda sellist soodsat ostukorvi kokku, mis on ka arusaadav, kui sul on, ma ei tea, 2 või 3 kasvavat last kodus, siis need ikka söövad ju eesti keeles öeldes roppu moodi ja need toidukorvid on selgelt suuremad ja seal tuleb teha kompromisse rohkem. Kaisa, siin on ka üks kriteerium on see kliendikaardi ju boonusprogrammid, on ju, et sa oled teinud ka muulgas lojaalsusprogrammide uuringuid ja selle raames võib-olla vaadanud, et mis see olukord on seal, et tundub, et see on ikkagi tähtis inimeste jaoks, et sellest ei saa mööda vaadata, samas jälle kallis turundusmeetod, eks ole. Jah, tegelikult ma eile just rääkisin ka kolleegiga, kes tegi ka kvalitatiivset uuringut sarnasel teemal, et inimesed ikka just kuna see hinnatundlikkus ka on ja me ise näeme ja tajume, et see on üpriski tugev, et siis need kliendikaardid ja need soodustused, siis mida kliendikaartidega saab, ja need on tegelikult ikka väga olulised ja see läheb kokku ka selle rakendusega, sest enamjaolt ju tegelikult kliendikaardid on nüüd rakenduspõhised, need ei ole enam plastikkaart rahakotis, et inimeste jaoks on oluline, see on võimalus kokku hoida, see on mugavaks tehtud, et lähed lõunapausil, võtad ainult telefoni kaasa ja hüppad kuskil poest läbi ja sul on telefonis see kliendikaart olemas, et see on ikkagi väga oluline ja et eks jaekettidel on veidi erinevad need boonusprogrammid, et kus kogub mingit raha, kus on suuremad soodustused, kus ei ole üldse niimoodi kliendikaardi soodustusi, et aga inimeste jaoks on ikkagi oluline, et eriti kui on mingisugused hüved nendega ka seotud. No Rainer, see on tegelikult suur kulukoht, kas ilma boonusprogrammita saaks üldse tänapäeval jaekaubandust üleval hoida või? Ma ei tea, raske öelda. Ma arvan, et eks see sõltub väga sellest, et kus kohas sa täna oma nagu kliendikogemuse ja kliendi lojaalsusega oled. Et kui sa tuleksid täiesti uue tegijana, ütleks, et mul on ainult nagu kõigile parimad hinnad, siis sul on vaja lihtsalt see klient sinna kauplusesse saada, et kui sa oled nagu enne mainitud, et meil ju on kliendiprogrammis on võimalik oma boonuspunktid konverteerida, eks ole, Coop Loto piletiteks, võita iga kuu auhindu ja auto, siis mida kasutab ikkagi muljetavaldav hulk tarbijaid.
siis sa ei saa seda nagu välja kirjutada, ma väidan, täna oma nagu sellest öeldes nüüd, et meil enam midagi ei ole, boonuspunkte sa ei saa, sa tegelikult, millega sa konkureerid ainult hinnaga, sa ei konkureeri mitte mingisuguse niisuguse lisandväärtusega, mida sa tarbijale pakud selle pealt, et ta sinu juures rohkem käiks, et meie boonusprogramm on astmeline, sõltuvalt ostude hulgast, siis seda rohkem sa punkte kogud kordajaga seal, eks ole, ja tagasi saad. Et minu arust see on nagu äärmiselt vajalik ja tänu selle kliendi, siin enne oli juttu see, et kas on nagu täis ostukogemus, et pannakse sulle ülikond selga ja lõigatakse püksid veel parajaks, siis tegelikult tänu selle kliendikaardi kasutamisele sa tegelikult näed ju ära inimeste tarbimisharjumusi erinevates piirkondades, sa oskad läbi selle seda kaubavalikut võib-olla sihtida, seal sortimenti, hinnataset ja teine pool, mida sa saad pakkuda juurde personaalsust, et 2024 juunis Coop lisaks äpile tuli siis ka personaalsete pakkumistega, meil on seal taga andmeteadlased, kes siis kliendi ostude pealt koostavad siis kliendile tema teekonna. Mitte teekonna, aga siis tema peamised kaubad, mida ta iga päev ostab ja nendel on siis täiendav soodustus, sa saad neid ka seal muuta ja sa tead läbi selle, et mul on ka seal tooted, mis ma olen välja valinud, mida ma tean, et ma kogu aeg ostan ja mul ei ole vahet, kas seal on kampaania või ei ole, ma tean, et ma saan selle hommikupeekoni ma saan alati Coopist nagu parima hinnaga, et sa ei pea mingeid põhitooteid käima nagu võib-olla jahtimas, et sa tead, et sa saad oma põhitooted, saad alati Coopist nagu personaalselt just sulle valitud tooted saad parima hinnaga, et sihuke personaalsuse kõik see pool saab sinna juurde ehitada, mida ilma kliendi ja lojaalsusprogrammita sul tegelikult ei ole võimalik teha, sa oled nagu kõige lihtsam ainult hind on see, mis klienti siis võiks sinu kauplusse tuua. Kuule, aga on see osutunud edukaks, et see personaliseeritud lähenemine, et inimesed kasutavad seda palju? Kasutavad. Et me oleme seal, me olemegi vaadanud, kuidas ta nagu orgaaniliselt areneb, täitsa kenasti areneb, aga tegelikult nähes, et tarbija ostukäitumine ikkagi tegelikult muutub nende puhul, kes saavad aru, mis see personaalne pakkumine on ja me näeme seal nii ostusageduse kasvu kui ka ostukorvi kasvu. Kas oma märgi tooted on ka selline strateegiline lähenemine, mis klientide jaoks on tähtis, et teil on päris suur protsent ikkagi ka või? Jah, ma arvan, et teatavatest Eestis toimetavates kettides, siis meil oma märgi toodete osakaal on väiksem kindlasti, kui mõnedel Eestis toimetavatel välismaistel on ju siin ühel ketil on peaaegu, ma ei tea, 90+ on enamus. Et on väiksem, aga me pakume sellepärast, et me suudame sinna tegelikult, meil on seal erinevad säästu ja hüva ja Coopi kaubamärgiga on võib-olla kõige tuntumad, et selle Coopi kaubamärgiga tegelikult anda ka kliendile kvaliteedi kaasa, et meil ei ole seal palmiõlisid ja selliseid asju nendes toodetes ei ole, mis muidu oleks, et klient teab, et see on tegelikult väga kvaliteetne toode, sa suudad seda pakkuda parema hinnaga ja mis me üritame teha, et nagu me siuke eestimaine oleme, et Eesti tootjad, siis ka need private label või oma märgi tooted, et maksimaalselt, mida saab, me teeme ikkagi Eestis. Kuule, kas tehisintellekt on tulnud ka juba mängu kuhugile või? Et mingite prognooside tegemises kasutate juba ka või kas sa näed, et see asi hakkab aitama jaekaubandust? Kindlasti jah, kas või seesama personaalsete pakkumiste pool, see ei ole küll see tehisintellekt nagu ChatGPT, et sa kirjutad midagi saad, eks ole, aga ta on ikkagi andmeteadus, mis pidevalt ise õpib ja teine pool, kus me seda nagu kasutame sellist enda loodud siis mudelit, mis ise õpib, on prognooside tegemine just kaupade tellimisel ja logistikamahtude planeerimisel. Kaisa, kas sinu jaoks oli midagi väga suurt uudist ka või väga suurt üllatust kogu sellest tarbijate tagasidest jaekaubandusele või on iga aasta ikkagi suhteliselt sarnane see süsteem meil? Tegelikult ega iga aasta ei ole, nüüd selle ja eelmise aasta vahel võib-olla oli natukene rohkem sellist stabiilsust, et ei olnud väga suuri muutusi, kuna inimeste majanduslik olukord oli sarnane nagu praegu ka eelmisel aastal, et võib-olla siin oligi mõne, nagu ma ennist ütlesin, et Krossi selline väike tõus, et on kaupluseid rohkem, aga tegelikult eks on, et need jaeketid on oma nii-öelda klientuurid ju ka leidnud ja kanda kinnitanud, et võib-olla ongi sellised uuendused, nagu on siin, et
personaalsed pakkumised, kliendiprogrammid, sellised muutused, mis võivad nagu veidi elavdada neid klientide eelistusi. Ja eks me nüüd näeme siis ka selle aasta lõpus, et kuivõrd siis maksuküüru kaotamine võib-olla toob mingisuguseid muudatusi, aga võib-olla ei too üldse, et eks see iga aasta, kuna inimeste tarbimisharjumused ei muutu tegelikult niivõrd tihedalt, et miks me iga aasta seda jaekettide brändiuuringut teeme, on, et näha, et kas miski on ikka, kas see liigub nagu trendina. Ja see aasta oli tõesti, ma ütleks, et pigem stabiilsem, aga eks me nüüd näeme, kas mingisugune liikumine hakkab jälle kuhugi poole niimoodi suunda võtma. Aga võib-olla minu jaoks, mis on kõige üllatavam, on tõesti see, et just see inimeste enda tõlgendus oma hinnatundlikkuse osas, et kui ma vaatasin, nägin, et see ei ole niivõrd kõrge, see ei ole ka varasemalt olnud esiviies, meil on seal neid aspekte mingi 20-25, et ta ei ole esiviies olnud ka enne, aga mõtlesin, et arvaks, et ta nüüd praegu võiks olla, ja siis ma vaatasin niimoodi ajalist trendi ja ta on tegelikult üpriski, ta ei ole ääretult palju muutunud ja sellesse tähtsuse hinnangus, et võib-olla see oli nagu kõige huvitavam, aga siin on tõesti see lahknevus, et mis on inimese nagu enda tunnetus, mis on need peamised otsustustegurid nagu asukoht, kaubavalik ja mis on siis tema reaalne käitumine, et ja võib-olla tõesti on see niivõrd hügieenifaktor, et see on rohkem alateadlik toimimine. Rainer, kui sa vaatad tagasi 2025, oli midagi väga üllatuslikku või läks täpselt nii, nagu te panite keskselt oma plaanid paika? Üllatuslik oli see, et tegelikult vaadates siis palju inflatsioon on, eks ole, üle 5% ja täpselt sama 2024, et 26 me olime nüüd seekord palju konservatiivsemad. Palju te panite? Ei saa ka ütlema, aga me arvestasime nii 24 kui 25, et see ikkagi see inflatsioon, mis on, teades, et toiduhinnad ka seda nagu veavad, et tegelikkuses siis tuleb teatav käibekasv, aga see käibekasv põhimõtteliselt mõlemal aastal on olnud, käibekasvu ei ole põhimõtteliselt olnud, ütleks, et oled samal kohal peale, et see inflatsiooniline tõus on käivet toetanud, aga see mahu vähenemine on lihtsalt seda läbi kogu see siis müüki vähendanud, et tegelikult ei ole mingit kasvu olnud jaekaubanduses juba mitu aastat, et inflatsioon ei tähenda seda, et tegelikult sul orgaaniliselt käive kasvab. Kuule, aga lõpetuseks vaatame korra 2026 algav aasta just, et mis see sinu jaoks toob, Coopi jaoks, et suured plaanid, on tavaline ellujäämine, mis see üldse toob sinu jaoks? Ja ma arvan, ellujäämine... No see on võib-olla palju öeldud. See on natuke palju öeldud, natuke tugev väljend võib-olla jah, aga mis ta toob on see, et siin oli üks artikkel ka, üks päev, üks meediamaja tegi kokkuvõtte, et mida siis jaeketid plaanivad, siis oli välja toodud, et Coopi järgmise aasta plaanid meenutavad rohkem kinnisvaraarendaja tegevust kui kaupmehe oma, et me renoveerime, teeme 13 kauplust ja nendest 13 ikkagi nagu 10 pluss on vanade kauplustasemele uued, mis vastavad kohalikule vajadusele, et selles vaates nagu see, mida me ka räägime, et ma arvan, mis on võib-olla ka see, miks inimesed meid usaldavad ja sel aastal ka mainekamaks siis 25 valisid, on see, et me tegelikult, me ütleme, et me oleme kohalikul tasandil olemas, me selle raha investeerime tagasi, et me nendele kohalikele kogukondadele siis loome paremaid ostlemisvõimalusi ja paremat elukeskkonda, et see on kindlasti 26 aasta plaanides nagu meil väga tugevalt sees. Me oleme tulnud, et jääda ja toimetame, ma arvan, viimased juba mitu head aastat päris tublis tempos, et oma positsiooni kindlustada. Mis puudutab nüüd siis kõike muud, et siis nagu öeldud, kuna me oleme rohkem maapiirkondades, siis me ei näe, et see maksuküüru kaotamine meile seal väga suurt kasvu tooks, et tuleb teha, pingutada ja oma tööga siis teenida ära suurem usaldustarbija poolt, et nad rohkem Coopis käiksid ja nagu siin Kaisa ütleb, et inimene käib kolm korda nädalas ja 3 erinevas ketis, et kui 26 aasta lõpeks nii, et inimene käib
3 korda nädalas, aga 2 erinevas ketis ja nüüd selle ühe ostu tooks veel meile, et siis see oleks nagu suurepärane tulemus. Sa mainisid ka ja tõesti see on ju nii, et te saite mainekama ettevõtte tiitli. Kuidas organisatsioon seda vastu võttis? See oli see hea tunne? No loomulikult on hea tunne, et kellel ei oleks, et ma ei kujuta ette organisatsiooni, kes arvaks, et see pole suur, et meil oli veel ju nii hästi, et me oleme aastaid siin olnud ihaldusväärsem tööandja kaubanduses, et eelmisel aastal olime ka, me oleme 6 aastat järjest olnud, aga siis eelmisel aastal me esimest korda siis jõudsime ka üldisest Eesti ettevõtete edetabelis top 20, olime 8. ja Coop Pank oli 10, et kogu organisatsioonil ikka oli nagu aasta lõpp oli ikka ääretult uhke tunne, et top 10 Eesti ettevõtte seas on 2 Coopi nimega ettevõtted, kes on ihaldusväärsemad ja sinna tahapoole jääb väga suur hulk väga tublisid ja ägedaid ettevõtteid, et ma ei tea, et suur aitäh kõikidele nii Kantader Emorile kui see no, see on teie tehtud töö. Ma arvan ka, et tegelikult see on sinu ja su meeskonna suur töö ja koos oma ühistutega loomulikult, et ega see on ühine pingutus, aga tihtipeale paljud mõtlevad kõrvalt, et tahaks ka, et võib-olla tullakse sulle veel kosse, et öeldakse, et kuidas sa oled head tööd teinud, on ju, et äkki vead meid ka, et see on alati suur küsimus, kuidas see organisatsioon sinna satub, nagu sa ütlesid, et mitte ainult siis mainekamaks ettevõtteks, aga ka ihaldusmäärsemaks tööandjaks, nii et sa oled teinud suurt tööd oma meeskonnaga, et see on ju märkimisväärne. Nagu sa ütlesid, ühine pingutus, et ma arvan, see on nagu natukene valimistel, et üksiküritaja nagu head tulemust ei tee, et tehakse ikkagi koos erakonnaga ja meil koos kõigi 18 ühistuga igal pool ja keskühistus samamoodi. No suurepärane lõppakord sellele vestlusele. Aitäh, Rainer Rohtla, et sa tulid siia, Kaisa Esko, et aitasid meid natuke tõlgendada neid uuringu tulemusi ja igal juhul vaatame, mina ütleks ikkagi positiivsel pilgul 2026 ja loodame ikkagi kasvu igalt poolt. Loodame meie ka loodame, aga alati tuleb ka natuke vaadata, et kus see tuleb, aga loodame, et Eesti ühiskonnal ja tarbijal ja inimesel läheb paremini ja läbi selle hakkab ka kõikidel valdkondadel, mitte ainult jaekaubandusel 26. aastal paremini minema. Suurepärane ja kõikidele siis head järgmist episoodi kuulamist ja kõike nägemist. Ja aitäh kutsumast!